Tervist, Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda EKRE esimees Martin Helme. Tere, Martin. Tere, Markus. Me räägime täna valimistest ja valimistulemusest ka ja räägime, milliseid koalitsiooni variante on sündimas erinevates Eesti linnades. Eelkõige peame silmas Tartut, Tallinna, aga miks mitte kommenteerime natukene ka Pärnu koalitsiooni. Aga kõige üldisemalt, Martin, sinu käest ma ei olegi veel praegu küsinud ja tegelikult vist väga paljud ei ole saanud sinu sellist ammendavat vastust sellele valimistele. Ja ma tegin üsna põhjaliku postituse küll valimiste järgselt, et siin on mõned aspektid. Esimene asi on see, et meediat ei tasu jälle uskuda. Kui meediat lugeda, ERR-il oli suur pealkiri, nende valimiste põhikaotajad on EKRE, Eesti 200 ja Reformierakond. No ei ole. No see lihtsalt ei vasta tõele, et kui sa tänapäeval vaatad ERR-i või Aktuaalset kaamerat, siis tuleb täpselt nii suhtuda, nagu oli nõukogude ajal Vremjasse. Et esimene reaktsioon on see, et kui nad nii ütlevad, siis tõenäoliselt on täpselt vastupidi. Ja teine peab olema see, et miks nad tahavad, et ma nii arvaks, nagu nad mulle räägivad. Mida nad tegelikult mõtlevad, mida nad tegelikult taotlevad. Tõsi on see, et võrreldes 21. aastaga meie toetus, üleüldine populaarsus oli madalam, kui meil 4 aastat tagasi oli, nii et me eeldasime valimistesse minnes, et kui me saavutame, hoiame seda, mis meil on, neid kohti volikogudes enam-vähem, mis meil on, siis meil on valimistulemus on hästi läinud. Ja kui me vaatasime küsitlusi vahetult enne valimisi, ükskõik millist küsitlust, ja ma ei usu neid päris lõpuni ühtegi, aga nad kõik näitasid, et meie seis on hea. Ja näitasid nii ühiskonnauuringud, näitas EMOR, näitas turu-uuringud, konkreetselt Tallinna puhul kõik 3 näitasid, et me oleme ilusti volikogus sees näiteks. Ja üle terve Eesti pilt oli tegelikult väga hea, nii et mida me ise võtlesime vahetult enne valimisi, oli see, et me oleme kampaania käigus, ütleme see viimased 1,5–2 kuud, mis on siis see periood, kus sa paned nimekirjad välja ja oma sõnumitega välja tuled ja juba teed aktiivset kampaaniat. Täiesti selgelt oli näha, et meie toetuskõver läheb ülesse. Ja siis tuli valimistulemus, siis tulid paberhäältega seis oli eriti ilus, kõigil kangastus silme ette 23. aasta märtsi valimiste seis, samamoodi paberhääled loeti ära, EKRE oli 27 kohta Riigikogus. Ja siis tulevad e-hääled, poole vähem kohti. Mida me saame öelda on see, et mina täna täiesti selgelt ütlen, e-valimised on pettus, mitte midagi, mis seal on, ei maksa uskuda, ei saa uskuda. Me oleme kaevanud kohtusse nüüd 2 erinevat aspekti e-valimistest. Kõigepealt kaebasime valimiskomisjonile ja siis, kuna valimiskomisjon loomulikult meie kaebust tõsiselt ei võta, siis kaebasime Riigikohtusse. Vaatame, mis siis Riigikohus ütleb. Aga me võime, kui see tehnilisi asju vaatad, siis me võime päris kindlalt öelda, et mitte midagi sellest, mis meil e-häälte puhul öeldakse, ei saa tõsiselt võtta. Nüüd, mis see tähendab? See tähendab seda, et me tegelikult ei tea, mis on valija tahe. Me tegelikult ei tea, mis on valimistulemus. Et meil on olemas paberhääled, mis näitavad ühte pilti, meil on olemas e-hääled, mis näitavad absoluutselt Rakvere aia teipad ja me tegelikult ei tea. Aga mingisuguseid järeldusi peab ju tegema. Ja esimene järeldus, mis ma ütlesin, oli see, et ise me teadsime 21. aastaga võrreldes ei ole meie lainet, meil ei ole nii suurt tugevat minekut ei ole, see laine oli seekord siis manufakteeritud Isamaale. Ja teiseks, mida me näeme, mis on reaalsus tänaste valimistulemuste põhjal, mis on öeldud, et oleme rohkemates omavalitsustes, volikogudes oma saadikutega või oma fraktsiooniga esindatud kui ükski teine erakond. Enam-vähem sama palju võib-olla kui Isamaa, küll meie fraktsioonid on väiksemad kui Isamaal, aga kuna me olime väljas praktiliselt kõikides Eesti omavalitsustes oma nimekirjadega, siis EKRE on praktiliselt igas Eesti omavalitsuses esindatud. See on suur asi, see on rohkem kui ükski teine erakond, eks ole. Tuletame meelde, et see sama ERR-i saade meid pandi samale pulgale või samasugustesse kaotaja kategooriasse nagu Eesti 200, kes siis sai volikogudes 1640 volikogu kohta läks valimisele. Eesti 200 sai 3. Me saime 164. Isamaa sai seal 300 midagi, ma ei mäleta peast enam 300 midagi, me saime 164. Ükski teine partei ei saanud. Me oli, siis tuli, eks ole, Keskerakond, kes sai need kohad suurtes linnades, Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel
et need nii-öelda kohad tulevad suurtest volikogudest, aga mitte üle terve Eesti. Ja siis ülejäänud erakonnad jäävad meile kõik selja taha, et need nii-öelda võitjaks kuulutatud parempoolsed, kui meediat lugeda, kui nende enda kommentaare lugeda, parempoolsed said siis terve Eesti peale 1640 kohast 50 kohta volikogudes. Ja nendestki 50 kohast praktiliselt kõik kohad tulid pärast seda, kui e-valimiste tulemus oli välja kuulutatud. Ehk siis mul ei ole nagu võimalik mingisugust tõestusmaterjali sellele öelda, aga kui ma vaatan e-valimiste tulemusi, võrdlen 23. aastaga, 25. aastaga, siis 23. aastal olid nagu hiigeltulbad, ebanormaalsed, täiesti absurdsed hiigeltulbad tõstetud 2 partei taha. See oli Reformierakond, kes sai enam-vähem 80% häältest e-häältest ja Eesti 200, kes sai veel rohkem. Ütleme, Reformierakond sai natukene vähem seal ja Eesti 200 sai praktiliselt 80% kogu oma häältest sai e-häältest. Nüüd ei saanud Eesti 200 üldse mitte midagi. Ei saanud paberhääli, ei saanud e-hääli, Reformierakonnaga sama lugu, aga müstilisel kombel sai e-hääli sotsid, parempoolsed ja need valimisliidud, kuhu olid peitnud ennast sotsid, parempoolsed või Reformierakond. Ehk siis tulbad lihtsalt e-valimistel nihkusid teistesse kohtadesse, see nii-öelda kalluriga peale valatud e-häälte kogus. Nii et selles mõttes see pilt on nii ja naa. Kui sa küsid, et kuidas on, mingit põhjust ahastuses olla või arvata, et me saime nagu lüüa või kaotada, ei ole, tegelikult ei ole. Ma veel kord ütlen, ka Tallinna puhul, kus meid nii-öelda jäeti välja, kõik küsitlused näitasid, paberhääled näitasid, me olime Tallinnas sees. Aga kui me tahame masenduses olla või kui me tahame nagu asja negatiivse nurga alt vaadata, siis see, mille pärast peaks kõik inimesed masenduses olema, mitte meie erakonna liikmed ja toetajad, on see, et Eestis ei ole enam ausaid valimisi. See on see kõige suurem nagu kurvastamise koht ja see on ka asi, millega tuleb kõige rohkem tegeleda. Meil juba kõik erakonnad tegelevad pärast valimisi alati sisemise analüüsiga, et mis läks hästi, mis läks halvasti, mida me peame hoidma, mida me peame muutma. Kõik tegelevad sellega, kui palju avalikult räägitakse, see on nagu ise küsimus, et minu meelest kõige rumalam asi, mida teha saada, on hakata kuskil Facebooki avarustes või avalikus ruumis iseenda siis nii-öelda vigade analüüsiga tegelema, et ei, vigade analüüs on sisemine töö ja sellest me räägime oma vahel. Ja kui kellelgi on kangesti vaja targutada sellest, mis valesti läks, targutage selle üle, mis teised parteid valesti tegid. Aga üks, mis on täiesti selge, on see, et meil ei ole nagu mõtet keskenduda asjadele, et oi, et siin või, ma ei tea, sõnum oli nõrk või nimekirjad olid nõrgad või ma ei tea, mingisugune kampaania, ma ei tea, mahud olid valesti planeeritud, et liiga vähe seda, liiga palju seda, eks ole, oleks pidanud tegema otseposti rohkem või plakateid rohkem, mida iganes. See kõik on nagu täiesti kolmandajärguline esimene asi, millega tegelema peab. Kuidas me lähme järgmistesse valimistesse niimoodi, et need valimised oleks ausad. Ilma selleta kõige muuga tegelemine on põhimõtteliselt sõelaga vee kandmine. Jah, et üks tasand on siin kahtlemata see, et EKRE näidatakse alati teatas mõttes nagu kõrgemat tulemust reitingutes, kui realiseerub valimistel. Eks ju? Nüüd viimased 2 valimist on niimoodi olnud, ennem oli teistmoodi. Et siin oli üle riigiliselt, eks ju, 16, 17, isegi 18% EKRE-l, eks ju, aga valimistel võeti 8,2% üle riigiliselt. Et siin on selles mõttes, mille üle järgime mõelda. Aga loomulikult ma nõustun sellega muuses, et kui me räägime vigade parandusest, siis see peab olema nii-öelda konservatiivse liikumise ja eelkõige sinu partei siis nagu enda küsimus, et mida inimesed mõtlevad, kuidas paremini teha ja loomulikult selliseid diskussioone ei peagi tooma, kaasa arvatud isegi mitte siia võib-olla sellesse fookuses saates, et kui me tahame siin avalikult rääkida, siis me võib-olla räägime siin, ma ei tea, Veikoga või teistega, eks ju, et räägime mitte erakonna liikmetena, eks ju, erakonnast. Üks aspekt, mida mina välja tooksin selle valimisel on ka tõesti see, et ma ei saa öelda, et EKRE oma sõnumites oleks midagigi
mööda pannud, et ma pean tunnistama, et ma kirjutaksin kõikidele nendele sõnumitele alla. See oli väga hea, et EKRE võttis esile selle tuuliku temaatika, eks ju, mitte Saaremaa tuuliku, eks ju, vaid sellise tuuletööstuse temaatika. Saaremaal muuseas saavutatigi, koalitsiooni koht Saaremaal läks hästi ja praegu on Saaremaal tulemas siis selline klassikaline EKREIKE koalitsioon, Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Aga ma pean tunnistama, et tõesti kõik need sõnumid, mida EKRE välja käis, olid igati adekvaatsed, et mul ei ole selles suhtes nagu mitte midagi ette heita. Küll aga tasub nagu mõelda selle peale, et mis nüüd ikkagi juhtus näiteks Tallinnas ja mis juhtus Tartus. Et Tallinnas on EKRE nüüd kaotanud ära 10 000 häält. Tartus 8000 häält võrreldes aastaga 2021, mil toimusid eelmised KOV-i valimised. Et seal on mõtlemisainet ikkagi küll. Aga ütleme sellest 8,2%, mis see protsent päriselt on, me ei tea. Sellepärast, et mis me näeme jälle korduvat mustrit on see, et 23. aasta Riigikogu valimistel kõigepealt suurendati valijaskonda 9%. Ja siis öeldi, et valimisaktiivsus on täpselt sama, nagu oli eelmine kord, ehk kriipsu pealt 63% valimisaktiivsus. Aga tegelikult oli valimisaktiivsus siis olnud nii-öelda 9% suurem. Ehk peaaegu 10% rohkem inimesi väidetavalt hääletas ja kõik need 10% hääletasid elektrooniliselt väidetavalt. Mis tähendab nüüd seda, et eks ole siis, kui nagu me ei usu seda ja arvame, et kogu e-valimiste süsteem on lihtsalt üks suur manipulatsioon, siis e-häältega tõsteti latti 9% või 10 peaaegu ja kogu see 10% tõsteti liberaalsesse sektorisse. Kõik, bumm. Nüüd sama asi juhtus nüüd KOV-valimistel, et erakordselt suur valimisaktiivsus ja nüüd hoolimata sellest, et valijate arv oli muutunud. Valijate arv, eks ole, tuletame meelde, eks ole, võõrriikide kodanikud enam ei saanud hääletada sel korral, aga valimisaktiivsus oli erakordselt suur. Aga ütleme, ja kõik need analüüsid, millega me tegeleme siin, et mida teistmoodi teha, peab algama sellest, et kuidas me tagame selle, et Eestis on valimised vaadeldavad, kontrollitavad, et me saame uskuda seda, mis on valimistulemus. Sest et igasugune analüüs sellest, mis meil lähtub valedest andmetest, manipuleeritud andmetest, viib meid valele järeldusele. Aga kui ma nüüd võtan nüüd selle nii-öelda pildi ette või selle reaalsuse ette, mis meil on, poliitika on dünaamiline. Aastal 2021 21. aasta kohalikel valimistel Isamaa üleriigiline protsent oli 8, midagi. Ehk täpselt sama, mis meil täna. Nii, tuletan meelde 21. aastal, eks ole, EKRE oli siis väga populaarne, seal üleriigiline toetus kogu aeg üle 20%. Kohalike valimiste toetus oli sellest pool umbes, 13%, natuke jälle komakohaga, eks ole, et kui meil oli üleriigiline toetus näites 25% umbes enam vähem, siis KOV-valimistel tegelikult realiseerus 13%. Selle põhjuseks on, et KOV-valimistel hääletav on väga suur hulk hääli läheb valimisliitudele, et kõikidele erakondadel väheneb see nii-öelda proportsioon ja kasvab siis valimisliitude proportsioon. Et jälle, üleriigilist protsenti me ei oodanud KOV-valimistel tegeliku häälte tulemusena. Ja nüüd, kui me mõtleme, et mis siis 4 aasta pärast on, eks ole, et ma arvan, et tänapäeval Isamaa nii-öelda tipphetk ongi läbi. Ongi selja taga. Isamaa nüüd hakkab, me võib-olla räägime sellest, et mis nüüd hakkab juhtuma, aga Isamaa tipphetk on läbi. Kuhu lähevad hääled, kui Isamaa hakkab kaotama toetajaid? Lähevad põhimõtteliselt 2 lehte. Üks hulk hääli läheb tagasi Reformierakonda, mitte Eesti 200-sse, küllap noolivad sealt hääli ka soovivad parempoolsed, aga põhimõtteliselt see on nii-öelda liberaalne parempoolsesse tiiba. Ja teine hulk hääli tuleb konservatiivsesse tiiba, ehk siis tuleb meile, aga siin kedagi teist. Nende valimiste ikkagi kõige suurepärasem moment oli see, et kõik need šarlatanid, kes ennast siin esitlesid mingisuguste nii-öelda viisakate või väärikate konservatiividena, igasugused erklased ja plaan B-lased ja muud, see plats puhastati ära. Inimesed, kes olid EKRE häältega eelmine kord saanud volikogudesse, olid oma valijad ja oma erakonna reetnud
ja istusid seal ausa näoga edasi selle jutuga, et need on kõik minu hääled, noh nüüd saame teada, kui palju neil enda hääli oli. Polnudki hääli. Et need olid ikka kõik EKRE hääled, mille najal istuti seal Tartus ja Pärnus ja mujal igal pool volikogudes. Aga kui sa küsid, et mis siis Tallinnas me teadsime, Tallinn on alati olnud, kui me võtame erakonna üldist toetust, jälle hästi alati tuleb see disclaimer juurde panna, et ma ei usu küsitlusi liiga palju, aga mingisugune juhtimisinfo ta on. Et kui me vaatame kogu Eesti protsenti, siis Tallinna protsent on umbes pool sellest, mis on kogu Eesti protsenti. Et kui erakonna toetus on üleriigiliselt 20, siis Tallinnas on 10. Kui erakonna toetus üleriigiliselt on 18, 17, siis Tallinnas on siuke 8. 7-8. Nüüd, ja me teadsime, et Tallinnas niisugune see seis meil ongi seal, et mina ei võtnud tõsiselt kordagi seda juttu, et me ei tule üle künnise, aga et Tallinnas on selline mitte väga tugev seis meil. Ja selle põhjuseid on objektiivseid ja subjektiivseid, aga ütleme siis, kui sa küsisid, mis siis Tartus, mis siis Tallinnas, Tartu oli üks neist piirkondadest, mis sai meil kodusõjas kõige rohkem räsida. Kui me meenutame kogu Tartu partei ringkonna juhatus täies koosseisus väljatud üks inimene astus erakonnast välja. Tartu volikogus oli meil ennem 6 kohta, volikogu koosseisust läks kõik Viimseni peale Malle Pärna läksid ära. Eks ole, et seal nagu puhas plats tehti, et sellest olukorrast välja tulla ja ikkagi võtta 3 kohta volikogus, eks ole, et see on siiski ikkagi tubli töö, sellest nii-öelda sealt rongi alt välja tuleb. Teine koht, kus me väga kõvasti saime räsida, oli ju Pärnu ja 3. koht oli Viljandi. Tallinnas see kõige vähem pihta. Nii et ja Pärnus meil tegime ka sellele foonile, hoolimata sellest foonist me tegime korraliku tulemuse, Pärnus saame ju koalitsiooni. Viljandis ka suutsime ikkagi taastada ennast, Viljandis me peaksime ka koalitsiooni saama ja ütleme siis see Tallinn ongi see kõige mõrum pill. Aga mis siis Tallinnas teistmoodi oli, kõik me saame aru, eelmine kord Tallinnas esinumbriteks olid meil ikkagi üleriigiliselt tuntud erakonna nimed, Madisson kandideeris Tallinnas, Põlluas kandideeris Tallinnas, Mart Helme kandideeris Tallinnas, Leo Kunnas kandideeris Tallinnas, et need on nimed, mis on võtnud meil mitu valimistsüklit järjest ikkagi korralikult hääli. Nüüd, kui me vaatame, kas nad mujal parteides võtsid hääli, Madisson ei võtnud niisugusi hääli ligi lähedalegi, nagu ta võttis EKRE liikmena, ta ei võtnud Keskerakonna liikmena Tallinnas. Et need nimed, kes meil ennem võtsid hääli, ei võtnud seekord hääli. Kas nad üldse ei kandideerinud Tallinnas või nad kandideerisid teistes nimekirjades ja võtsid seal kehvemani hääli, kui nad meie nimekirjas võtsid, ehk siis see nii-öelda isiku ja partei sünergia meie kasuks töötas, teiste kasuks ei tööta. Ja see kindlasti mõjutas. Et meil jäi Tallinnas ju puudu volikogusse sissesaamist, kui me nüüd valimistulemust vaatame, valimistulemust usume, neil 1000 häält jäi puudu. 1000 häält, Tallinnas käib 200 000 inimest käib valimas, eks ole, meid timmiti alla künnisi 1000 häälega. Kuidas meid timmiti alla künnisi? Kui meil on, ütleme, protsent on 6 või 7, siis piisab sellest, kui sa tõstad lävendit mõne protsendi võrra ja ongi korras. Siin on tegelikult mitu teemat valimistega seoses veel. See praegune diskussioon on, ma isegi teatud mõttes tahaksin seda niimoodi teha, et see ei ole enam nagu fookuses saade, vaid intervjuu pigem, et intervjueerida siin valimistulemuste osalt. Aga ma ütleksin ise ka nagu tõstataksin mõned teemad siin ja nendeks on tegelikult minu arvates ikkagi 2 väga olulist teemat. Et esimene on see, et meil on valimisaktiivsus küll väidetavalt väga kõva, aga sellest hoolimata 40% Eesti Vabariigi valimisealistest kodanikest ja nendest, kes võiksid nendel valimistel valida, ei vali. See tähendab seda, et 40% inimestest on löönud käega teatavas mõttes sellele riigile. Ja see on ikkagi väga konstantne summa. See vahetub seal võib-olla erinevate valimiste vahel. Võib-olla läheb natukene 40 üle, 40 allapoole, aga ütleme, et 40 on see konstant
enam-vähem, mis nendest inimestest, kes näitavad riigile keskmist sõrme ja ütlevad, et ei viitsi valida, nad ei näe valimistel mingit mõtet ja nad ei näe üldse nagu poliitika tegemisel mingit mõtet. See on nagu väga oluline teema, mida tegelikult just nimelt konservatiivid peaksid mõtlema, kuidas neid inimesi kaasata valimistesse ja kuidas rääkida neile niimoodi, et nad saaksid aru, et nende eest tehakse need otsused ära, kui nad valima ei lähe. Ja et valimistel üleüldse mingisugune mõte on. Ja ma viimastes raadiosaates Veikoga ka arutasime sellel teemal. Ma ütlesin välja selle mõtte, mida ma siin võib-olla kordan, et see e-valimiste temaatika on natukene nagu kahe teraga mõõk, eks ju. Just nimelt arvestades seda nii-öelda sood, ehk siis seda konstantset peaaegu 40% inimestest. Ja see kahe teraga mõõk on see, et kindlasti tuleks, eks ju, valida just nimelt sellel päeval, mil valimised põhiseaduspäraselt on siis korraldatud valimispäeval ja valida paberil, eks ju. Et kogu see muu ülejäänud jama on ju põhiseadusega mitte kooskõlas olev valimismudel meil. Aga valida siis nagu ise põhiseaduslikult valimispäeval sedeliga. See on väga hea ja kindlasti ei tasu e-valida, eks ju, aga see on selles mõttes kaheteraline mõõk, et kui me ütleme, et e-valimised on alati sekkunud nendesse valimistesse, konservatiividele keevitatakse seal vähem hääli ja teatavas mõttes me ei saa nagu selgeid lähteandmeid üleüldse, et analüüsida valimisi, nii nagu sa siin praegu ütlesid, siis ma arvan, et nendele 40% mõjub see just niimoodi, et tegelikult on kõik nagunii läbi, mitte mingisugust valimistel ei ole mõtet osaleda, see Eesti riik on omadega juba kohas, kus päike ei paista ja pole mõtet üleüldse siin nagu selles riigis poliitikaga tegeleda, kui meil ei ole isegi ausat valimissüsteemi. Nii, kuidas ületada see temaatika? Kuidas saavutada see, et see kahe teraga mõõk lõikaks ikkagi ainult ühe teraga ja see teine terapool ikkagi aitaks inimesi pigem nagu sellele poliitikarongile kaasa hüpata ja teha see samm, mida tegelikult vabariiklased tegid USA-s, ütles, et me peame võitma nii võimsalt, et võltsimine oleks võimatu. Et kuidas see asi välja mängida. Ja tegelikult siin on kolmas aspekt ka, aga okei, ma tulen selle juurde hiljem, aga hea meelega kuulaks nende kommentaari. No võta, see 40% ongi konstant. See on olnud ka siis, kui ei olnud veel e-valimisi. See on Eestis, ütleme, minu meelest mingid rekordvalimisaktiivsused on olnud meil seal 65 kandis. See, ütleme, kui me jätame nüüd päris vabariigi taastamise alguse ajad kõrvale, eks, aga põhimõtteliselt 60 ja 65 vahel on kogu aeg olnud meil valimisaktiivsus ka ennem e-valimisi. Nüüd, kui räägiti, et meil on vaja e-valimisi selle jaoks, et aktiveerida inimesi, et siis tuleb meil valimisaktiivsus kõrgum, siis see ei ole tegelikult realiseerunud. See ei ole üldse realiseerunud. Nüüd ongi kaks erinevat lähenemist, mis on olnud, et üks lähenemine on see, et kõige, ütleme, lihtsam viis, ükskõik mis parteil räägime, kas enda vaatest konservatiivsel leeril, oma häälte saaki suureneda on saada need rahulolematud, need käegalöönud inimesed enda taha ja tuua nad valima. Et teine seltskond või teine koolkond või mõtteviis ütleb seda, et need on inimesed, kes on nii võõrandunud valimistest, et mitte mingi trikiga sa võid nad isegi enda meelseks teha. Nad võib-olla ongi meie meelsed, sest nad on nii vihased selle valitsuse peal. Aga valima nad ikka ei tule, kuram. Valima nad ei tule. Ehk siis sinna suunatud reklaam on maha visatud vaev. Valimisreklaam tuleb suunata inimesele, kes tahab minna valima. Kellel on nagu see teadmine, et ma pean oma häälega kuidagi poliitikas osalema, aga nüüd ma pean hakkama mõtlema, keda ma toetan. Et ma pigem ise kaldun sellesse teise koolkonda, kes ütleb, et kõnetada tuleb seda inimest, kes tahab valida. Ja siis see ülejäänud seltskond, see 40% on minu meelest, ma ütlen ausalt, mu meelest lootusetu on neid valimiste tuua. See kindlasti ei ole nagu ühe ülbaga löödud plokk. Et seal on kindlasti ühes servas on inimesed, kes on niikuinii kätte saamatud, ütleme mingisugused asotsiaalsed inimesed või midagi taolist, eks ole, või mingid väga printsipiaalsed inimesed, kes seda, siis on kuskil sellised mugavusinimesed, kes ei jälgi ühiskondlikku elu üldse
võib-olla vaatavadki ainult mingisuguseid kollaseid uudiseid ja ei teagi peale selle, et kes kuskil rallil võidab ja kes kellega parasjagu lahku läheb või abiellub, et nad ei ole kuulnudki, et valimised on, aga siis kui keegi ütleb neile, et kuule, valimised on, okei, kelle ma siis annan hääle. Et sellised, seal on nagu see ampluaan nagu lai. Nüüd mida me nägime nüüd 23. ja 25. aasta valimistega võrreldes on see, et tõepoolest paberhääli laekus rohkem ja e-häälte protsent suhtes kogu valimisaktiivsus juures tuli alla. See on esimest korda kogu trendi jooksul, kui alates 2005. aastast e-häälte. Ma pean seda suureks saavutuseks ja suures osas meie saavutuseks. Ja kahtlemata see on kindlasti põhimõtteliselt konservatiivide saavutus, et kui me oleme ikkagi nagu aastaid juba rääkinud sellest, et e-valimisi ei tasu usaldada ja tuleb hääletada põhiseaduspäraselt ehk hääletuspäeval paberiga, et siis on see, ma vaatasin ka, et see on üks asi, see on üks tendents, millele tasub nagu tähelepanu pöörata, et e-häälte osakaal on tulnud alla. Et see on selge. Ja mis ma ütlen veel kord, et meie ütlesime oma valijale, tule vali paberil, vali õigel päeval, just nimelt õigel päeval, sest ka kodukohast väljaspool eelhääletamine on, ütleme niimoodi, et ligadi-logadi meil. Ligadi-logadi, et sa lähed, annan oma hääle ära, seal on mingisugused andmebaaside süsteemid, kus sulle tehakse linnukene, sinu hääl pannakse ühte übrikusse, teise übrikusse, kastikesse, need kastikesed reisivad ringi, neid ei valvata öösiti korralikult, et kes tahab seal pettust teha. Ja kui me räägime sellest, et pettuse tegijaks eelkõige on valimiste läbiviija ehk valimiste korraldaja, et siis seal nagu midagi teha ei ole, see on see roosa elevant toas. Et siis seal on ka paberhäältega võimalik pettust teha. Aga kui sa oled õigel päeval, lähed valimisjaoskonda pühapäeval, seal enam väga midagi teha ei anna. Et sinu hääl tuleb ära lugeda, seda ei saa ära võtta, seda ei saa ümber teha, sellega ei saa midagi teha. Aga eelvalimistel, ma ütlen, see kastikene rändab ringi inimeste ausõna peal. Nüüd selles mõttes neid hääli ära võltsida ei saa. Ja nüüd sa rääkisid Ameerikast, mina pean seda Ameerika lugu Donald Trumpi siis 3. valimisvõitu ehk 24. aasta valimisi. Ja selles mõttes inspireerivaks looks, et oli ju näha 20. aasta ja ka 22. aasta vahevalimised, kongressi vahevalimised Ameerikas. Massiline võltsimine, seal on see võltsimine teistmoodi, seal on ka elektrooniline hääletussüsteem, aga see on natukene teistsugune kui meil, see ei ole mitte niisugune elektrooniline, see on interneti, vaid see on see, et sinu hääletusmasin on elektrooniline, et sa lähed põhimõtteliselt arvutis vajutad õige kandidaadi taha nii-öelda nuppu ja siis see arvuti loeb sinu hääle kohe ära ja siis prindib õhtul tulemuse välja. Ja võt, kui selles arvutis teha siis mingisugune programmiline väike nikerdamine, siis ta loeb valesti kokku. Et see on see, mis Ameerika elektroonilistel häältel on probleem. Aga seal ikkagi põhimassiline põhipettus toimus siis postiteel hääletamisega. Et Joe Biden võitis ma ei tea, 8 miljonit häält rohkem kui Barack Obama 20. aastal ja 24. aastal Kamala Harris jäi 10 miljonist häälest puudu. Ja ühesõnaga Bidenil oli praktiliselt 10 miljonit häält juurde võltsitud, eks ole. Et Trumpi häälete arv oli enam-vähem sama, kogu aeg läks natuke saaval suuremaks, aga siis Clinton võttis vähem hääli kui 16. aastal kui Biden ja Kamala Harris võttis vähem hääli kui Biden. Nii et et selles mõttes nad said aru, mis seal toimub, kus on pettus. Ja Trump läks valimistesse täpselt selle teadmisega, et kui me võltsimisi ära ei hoia, siis me võime siin rääkida ükskõik millest. Meil võivad olla loosungid õiged, meil võivad olla reklaamid õiged, meil võib kõik hästi olla. Ikka võltsitakse ära. Ja see on nüüd see, mis meie peame ka tegema. Et järgmisteks valimisteks, Riigikogu valimisteks tuleb meil täiesti eraldi tööplaan teha valimiste võltsimise ärahoidmiseks, sest muidu me ei suuda saavutada seda, et meil tulemus oleks õige ja hea ja meie võidaks. Sest ma ei kahtle selles ka, et meil läks seekord hästi. Ma ei kahtle selles ka, et meil läks 23. aastal hästi. 23. aastal varastati meilt ära 10 Riigikogu kohta, mult peaministri koht. 25. aastal varastati meilt ära Tallinna volikogu koht ja Tallinna võimukoalitsiooni saamine. Et meie asi on nüüd hoolitseda sellest, et 27. aastal seda varastamist ei saaks teha või kui ta üritavad, siis nad jääks vahele ja tuleks mürgel. Et see on see, mida Trump näitas meile, et tuleb sellega tegeleda. Ja näe võitis.
ja võitis. Et noh, kui sa siin ennem ka ütlesid, et nendel valimistel justkui nagu vigu ei olnud. Vaata, 23. aastal olid, oi, Martin tegi vea, siin hakkas vaidlema Heremiga ja midagi ütles ukrainlaste kohta. Seal oli see Ukraina teema, sa hakkasid Heremiga vaidlema ja siis oli see nii-öelda Prigožini nimetatud skandaal, et sellega oleks võinud nagu seletada seda. Et sai nagu ütelda, et näete, need on need põhjused, miks te viimasel nädalal kaotasite 10%. Seekord mitte midagi sellist. Mitte midagi sellist. Ei ühtegi skandaali, ei ühtegi midagi niisugust suurt ämbrit kampaanias. Ei olnud niimoodi, et kampaania sõnum ei kõnetaks, mitte midagi, kõik töötas nii, nagu ühes valimiskampaanias töötama peab. Nimekirjad olid väljas, 74 Eesti erinevas omavalitsuses. Nimekirjad olid tugevamad, suuremas osas Eestis tugevamad kui 4 aastat tagasi. Sõnumid olid korralikud, foon oli teine, eks ole. Isamaal oli laine, meil ei olnud lainet. Sellest me saame aru ja see on objektiivne reaalsus. Aga põhimõtteliselt partei tegi kõik ära nii, nagu peab tegema selle jaoks, et võtta korralik tulemus. Ja näe, bumm. Eks ole, et keegi isegi enam ei viitsi üritada meile seletada, mis siis valesti läks. Lihtsalt tulid e-hääled ja kõik. Ja siis tuleb adresseerida seda. Ja, see on küsimus, kuidas e-hääletus Eestis ära lõpetada. No väliste jõududega, aga siseriiklikud korrektsioonimehhanismid on ammendunud. Meil on, ma nagu ütlesin, meil on kaebasime valimisteenistuse peale valimiskomisjonile, et valimisteenistus ei hankinud õiget ja korralikku audiitorit, audiitor ei teinud korralikult õigesti tööd, valimisi ei ole läbi viidud korra kohaselt, nende enda kehtestatud korra kohaselt, et on tuvastatud erinevad rikkumised. Valimiskomisjon ütleb, et teil pole kaebeõigustki. Pole kaebeõigustki. Te lihtsalt vale ukse peale koputanud. Ja nüüd pöördusime Riigikohtusse, vaatame siis Riigikohus selle peale ütleb, ega ma eriline optimist ei ole. Riigikohus on umbes 70 korral menetlenud kaebuseid e-valimise peale, umbes 65 korral, ma võin siin mõne, ütleme siia-sinna paari juhtumiga eksida, umbes 65 korral öelnud, et me isegi ei võta kaebust nagu arutelule. Et siis ülejäänud mõned üksikud korrad, kus on öelnud, et kõik on õige ja ülejäänud veel paar üksikut korda, kus on öeldud, et jah, viga on tehtud, aga see ei muuda midagi, et proovige järgmine kord paremini. Et meil ei ole nagu erilist lootust, et Riigikohus selle asja kordadeks. Siseriiklikud korrektsioonimehhanismid, mis puudutab seaduslikku asja parandamist, minu meelest on ammendunud, et siin peavad olema välise sekkumise tulemusel see asi ära lõpetatama. Kui onu Sämm ütleb, et pange pood kinni oma e-valimistega, küll pannakse pood kinni. Kui venelased teevad küberrünnaku ja selle pikali jooksevad, siis on see pikali, sest et see on selline bardakk on meie e-valimised. Et selle pikali jooksmine, selleks ei ole vaja hiinlasi ja venelasi, sellega saavad hakkama mingi väike seltskond häkkereid minu meelest. Ja, aga kui süvarik tuleb onu Sämmi laua taha ja ütleb, et aga kas te siis tahate seda, et siin tuleks võimule näiteks erakonnad, kes hakkavad murendama meie tõsist pühendumust liitlassuhetele ja sellele, et me istume siin 200 kilomeetrit Peterburist ja oleme valmis majutama siia USA Tomahawke ja suunama need Peterburi peale, et omaenda rahva elu hinnaga. Et kas te tahate, et sellised jõud tulevad siia nüüd Eestit juhtima ja ütlevad, et sõitke seenele oma Tomahawkidega, et ma tahan siin rahus elada ja ongi kõik. Tomahawke ei anta. Selles mõttes praegu on ajahaken. Praegu on selline valitsus Ameerikas, mis võib vabalt isegi ütelda, et ahah, kuule, täitsa toredad poisid. Ja, aga igal juhul, see on jah nagu teema, mis on nagu pikem. Spekulatsioonide valda kuulub. Et senini on, ma arvan, olnudki see süvariigi peamine argument, et miks me seda asja siin teeme. Et see garanteerib teile turvalise keskkonna. See garanteerib selle, et siin võidab Reformierakond, siin võidab Isamaa, kui vaja on Isamaa Reformierakonna duubel, selles geopoliitilises mõttes täiesti siin ei ole üldse mingit küsimus selles. Siin võidab vajalik seltskond, see, kes juhib seda riiki selliselt, et teie saate, kui vaja oma Tomahawkid siia tuua ja ohverdada selle rahva siin oma geopoliitilistele eesmärkidele, eks ju. No jah, aga kui me vaatame päris maailma,
ma ei eksiks praegu meie jutuga ära Lähis-Itta, aga põhimõtteliselt ameeriklased saavad oma tahtmise sõltumata sellest, milline valitsus on Iisraelis. Et ja mis me arvame, et Eesti valitsus on kangem kraam või? Mulle tundub, et pigem Iisrael saab oma tahtmise USA-s sõltumata sellest, milline valitsus USA-s on võimul. Jah, ma nagu tegelikult ei näe seda, aga ütleme, ma ei taha sinna ära eksida täna. Aga mis ma tahan öelda on see, et kui ma vaatan seda, mismoodi nagu toimus e-valimiste dünaamika 23, 25, siis mu meelest on siit võimalik deduktsiooniga teha järeldus, et see ei ole Reformierakond, mis otsustab, et me saame palju e-hääli või see ei ole, see on need häälte jagamine, see häälte tõstmine eri partei tulpadesse otsustatakse mujal ära. Seekord otsustati, et Reformierakonnale ei anna. Ei tee talle nii-öelda dopingut, Reformierakond on vihatud, ebapopulaarne, nii-öelda ohverdatav või kulutatav materjal, seekord tõstame hääle valimisliitudele, keegi ei saa aru, kust nad said hääli. Võsast tulid suvalised hääled seljakotiga, kalluriga peale valati, et seekord anname sotsidele ja parempoolsetele. Ja see nii-öelda Pavlovi refleks Eestis on see, et Reformierakond saab alati e-hääli. Ei saanud. Järelikult e-valimised on ausad. Aga e-hääled pandi teise tulpa. Ehk need inimesed, kes otsustavad, mis tulpa need lähevad, need on teised inimesed kui need inimesed, kes pärast võimule saavad. Võimule saavad need inimesed, kes valitakse välja, kes peavad saama ja neid vahetatakse vajaduse põhiselt. Kui vaja, siis on see Lavly Perling. Kui vaja, siis on Reinsalu. Kui vaja, siis on Michal, Kaja Kallas, kes tahab. Need inimesed on ikkagi tööriistad. Need inimesed on need, keda pannakse sinna. Ja kui vaja on, võetakse maha ka nende samade e-häältega. Et see aju või see käsi, mis neid asju liigutab, see on mujal ja see on vägevam kui meie mingisugused parteikesed. Ja kes see siis on, võiks küsida lõpuks, eks ju? Londonis istub, Londonis muidugi ja kahtlemata rahvusvaheline Euroopa ülenegi süvariik ilmselt. Aga siin on nagu, jah, kui seda kommenteerides mul tuleb meelde Jürgen Ligi väljaütlemine, et tohutult ebaõiglane oli ikkagi see asi. Mõtlesin, kommenteerisin seda ka, et selles punktis ma olen Jürgen Ligiga täiesti nõus muuses, sellepärast, et kui Eestis oleks õiglane riigikord, siis Jürgen Ligi Reformierakond ja nende E200 puudlid istuksid vangis. Trellide taga, nii. Ja Eesti riigi rahva, keele ja kultuuri hävitamise eest. Põhiseaduse vastase riigikorra kompromiteerimise ja hävitamise eest. Istuksid nad ja naudiksid Rootsi kardinate sisekujunduslikku mustrit. Et see oleks see, kus nad istuksid. Nii, aga tegelikult üks printsipiaalne asi veel, kui me tuleme nagu selle võib-olla siin saate lõpus kommenteerime siis Tartut ja Tallinnat ka, et üks printsipiaalne küsimus on ikkagi see, mida mina näen ka probleemina nagu nendel kohalikel valimistel, tegelikult kõikidel valimistel, mida korraldatakse, et valimisseaduses ei ole diferentseeritud seda, millised poliitikud millistes kogudes saavad osaleda millistel valimistel. Ja see peibutuspartide süsteem tegelikult on nüüd see, mis tegelikult tuleks Eestis ära lõpetada, sellepärast, et see on tõsi, eks ju, EKRE-ga teeb seda, sellepärast, et see on selline süsteem. Martin Helme osaleb Euroopa Parlamendi valimistel, kohalike omavalitsuste valimistel ja siis veel Riigikogu valimistel, eks ju. Aga tegelikult peaks olema väga selgelt niimoodi ära liigitatud, kus nüüd poliitik millistel valimistel osaleb, millisesse valdkonda ta pühendub, eks ju, kas ta on omavalitsuse poliitik, see nõuab pühendumist, eks ju, et sa lähed omavalitsusse, tegeled omavalitsuse asjaga, oled kohalik inimene, tegeled detailplaneeringute, teedega, kohaliku kultuuriga, kultuurimajaga ja teiste asjadega, koolidega, väga oluline koolide lasteaedadega, väga oluline temaatika, või siis oled üleriigiliselt printsipiaalne poliitik, kes tegeleb üleriigiliste küsimustega Riigikogus, nii valitsuses, kui ta on saanud, või on siis poliitik tõesti jõudnud kuhugi Euroopa Parlamenti, eks ju. Aga see, et meil tegelikult on ka see olukord, kus
sinu poolt näiteks, selles mõttes ma olen täiesti avalikult kriitiline süsteemi osas, sinu poolt saab hääletada, eks ju, aga kõik teavad, et sina ju ei hakka, eks ju, ma ei tea, tegelema kogu oma südamega Tallinna munitsipiaalpoliitikaga, eks ju, et sa ei ole ju see mees, kes hakkaks tegelikult nagu Tallinna linnapeana nagu näiteks ennast kuidagi positsioneerima. Et see on see problemaatika. Või et Mart Helme ei ole nagu see mees, kes läheks sinna Pärnu volikokku ja hakkaks seal nagu istuma ja asju ajama, eks ju. Et see on probleem, et et poliitik ei saa olla nagu igas pulmas kadunukkene ja igal matusel nii-öelda peig. Et see selline olukord tuleb ära lõpetada lihtsalt. Ja see on 2 tooli seadus. Tegelikult lausa 3 tooli seadus, sest et see, mis meil on kurioosum, on see, et meil on Brüsseli saadikud. Yana Toom, Jaak Madisson, Urmas Paet, kes istuvad siis Tallinna volikogus. Brüsselist Tallinnasse käivad ja kusjuures selles mõttes see 2 tooli seadus ongi 2 tooli seadus, sest väga paljud istuvadki 2 tooli peal. Istuvadki Riigikogus ja siis lähevad oma kohaliku omavalitsuse volikogusse ja istuvad seal ka. Ja meie hääletasime vastu, me olime väga kriitilised selle 2 tooli seaduse vastu, et just sellepärast, et see tegelikult jagada oma aega ja peadki nagu žongleerima mitme erineva teemaga, mis on küllaltki erinevad teemad, eks ole. Ja see ei ole hea, tal on mitu nagu kõrvalist halba aspekti. Esimene halb aspekt on muidugi see, et sa ei saa täispühendumusega seda tööd teha. Teine aspekt on nüüd see, et kohapealsed poliitikud ei saa tõusta. Kui ütleme siis, kui meilt Poolametsad kandideerivad üks Vinnis ja teine Rakveres, siis Vinni kohalik talent jääb tema varju igal juhul. Või kui mina kandideerin, eks ole, Tallinna kesklinnas, siis kõik meie ülejäänud Tallinna kesklinna inimesed, minu selja tagant hääli, niikuinii ei saa. Lihtsalt nad ei kerki esile. Ja see tähendab seda, et me nii-öelda pärsime seda värske vere peale tulemust poliitikasse. Ja see on halb, see on tegelikult halb. Nii et meie olime selle vastu ja me võime uuesti esitada loomulikult selle eelnõu, oleme ka esitanud eelnõu, see läheb kohe prügikasti, sest pragmaatiline argumentatsioon on jälle teiselt poolt see, et meil inimesi vähe. Eestis on kõikide asjade peale inimesi vähe. Mine kuskile maa kohta, eks ole, kelle peal elu püsib. Selle 2-3 aktivisti peal, kes on korraga jahimees, abipolitseinik, kaitseliitlane, vabatahtlik päästja ja siis käib veel vabal ajal, ma ei tea, kuskil koolis midagi tundi andmas, riigikaitsetundi andmas. Et selle ühe inimese peale kõik. Ja siis käib veel naabritädil lund lükkamas, eks ole. Et see inimeste puudus Eestis on karjuv ja ta on tegelikult karjuv ka poliitikas, et sul lihtsalt ei ole inimesi, kes koha peal veaks ja teeks ja ja siis sa paned. Aga ma ütlen muidugi, et meie Riigikogu liikmed on Tallinna volikogus, mina küll tulin Tallinna volikogust ära, ma eelmine kord sain sisse ja tulin ära ja asendusliige tuli asemele, sest ütleme niimoodi, et lisaks sellele, et ma olen Riigikogu liige, olen ma ka partei esimees, eks ole. Et lihtsalt neid rolle on nii palju, et sa ei jõua seda teha, et ma aitasingi sisse oma häältega teised inimesed, kes siis ehk teevad endale seal nii palju nime, et järgmine kord kannavad omal jalgadel välja. Aga see on halb seadus, ma olen sellega täiesti nõus ja see on eriti halb on see Brüsseli osaga. Lihtsalt pragmaatilistel põhjustel parteid on niimoodi läinud seda teed, aga see on halb, ma olen täpselt sama meelt. Okei, väga hea sellega, aga tuleme nüüd reaalselt nii-öelda linnakoalitsioonide juurde, et kõige lahedam pull on muidugi Tartus, et Isamaa on kuulutanud seda, et Eesti vajab muutust, Tartu vajab muutust, Tallinn vajab muutust, Tartus suudeti siis nagu esimese 12 tunniga põhimõtteliselt see loosung maha mängida, et polnud möödunud ööpäeva sellest valimiste õhtust, kui Tartus oli juba tulnud välja uudis, et Urmas Klaas Reformierakonnast on nii-öelda Isamaa ja Reformierakonna vahelistel koalitsioonikõnelustel võtnud pikema kõrre ja väiksema nii-öelda häältesaagiga erakonnana nõudnud siis kohe seda linnapea kohta ja selle kohaga saanud. Loomulikult selle peale tõusid tegelikult üles kogu Tartu isamaaliste seltskond veel ja väga paljud kommentaatorid, kes ütlesid, et kuulge, nüüd on asi ikka Isamaa puhul ikka täitsa nii-öelda kohas, kus päike ei paista siis. Ja et nüüd tuleb hakata midagi ette võtma. Mina ütleksin ka, et loomulikult ma Isamaa puhul oleme ausad.
ma ei ole tegelenud Isamaa sellise süstemaatilise nii-öelda hagu andmisega. Puhtalt ühel põhjusel. Näiteks see, et ma näen ikkagi Eesti koalitsioonisüsteemis seda, et Isamaa oleks EKRE võimalik koalitsioonipartner koos Keskerakonnaga peale järgmisi valimisi. See oleks tegelikult hea variant. Nii, et tõsi, siin on kritiseerimist nii, et vähe ei ole ja kogu see isamaaline retoorika on selline, et siin saaks kritiseerida nii, et vähe ei ole. Aga lihtsalt puht nagu sellistel pragmaatilistel põhjustel ma olen mõelnud, et okei, et peamine on kritiseerida siin Reformierakonda, E200, neid sarvilisi, eks ju, kes nagu selle Eesti praegu reaalselt on pekki keeranud. Nii. Sotsid loomulikult sinna juurde, sotsialistid, oleme siis ausad. Nii, aga tegelikult see, mida Isamaa nüüd praegu teeb, et ta nagu põhimõtteliselt oma muutuste loosungi on 12 või 24 tunni jooksul Tartus maha mänginud, see näitab seda, et ikkagi mingisugust selgroogu sellel erakonnal tegelikult ei ole. No mina käisin mitmel korral erinevates debattides ja erinevates saadetes, silmast silma oli näiteks Kanal 2 ja mingi Postimehe saated olid ka ja mina ütlesin mitu korda selle välja ennem valimisi, hommikutelevisioonis Kanal 2. Et vaadake, kui te tahate ummikust välja ja tahate muutust, siis tuleb valida muidugi EKRE. Sest et Isamaa istus koalitsioonis ennem valimisi Tallinnas Reformierakonnaga ja nad teesklesid, et see ei ole koalitsioon, aga oli koalitsioon. Nad istusid koalitsioonis Tartus, nad istusid Rakveres, nad istusid Haapsalus, nad istusid pooles Eestis koos Reformierakonnaga valitsus. Et kas meil on lootust ja usku, et Isamaa pärast valimisi siis loobub Reformierakonnast ja tuleb, siis hakkab muutust ellu viima, sest koos Reformierakonnaga muutust ellu viia ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik. Et see on loto, või ütleme, see on selline, võib-olla loobub, võib-olla ei loobu. Et kui sa tahad kindel olla, siis tuleb valida keegi, kes kindlasti ei taha teha Reformierakonnaga pärast valimisi koalitsioone. Ja minu hoiatus osutus tõeks. Täpselt nii läks, nagu ma hoiatasin, et on liiga suur risk, et Isamaa läheb koos Refiga. Nüüd siin on mitu asja veel juures, mida avalikkus ei näe, mina erakonna juhina näen. Me oleme üks põhjus, miks ma ei ole üldse kuidagi löödud või kurb või muserdatud nende valimistulemuste pärast on see, et reaalne seis valimiste järgselt on see, et me tõenäoliselt saame koalitsioonidesse rohkemates kohtades, kui oli enne valimisi. Lihtsalt, ütleme, volikogudes see pilt on muutunud, kuna me oleme nii paljudes volikogudes sees üle terve Eesti, kuna me oleme väga paljudes kohtades kaalukeeleks, kuna Reformierakond kaotas hästi palju positsioone, kuna Eesti 200-lased on välja kukkunud, kuna Isamaa on see, siis me oleme hästi palju rohkemates kohtades, kui ennem valimisi, kui 21. aasta valimiste järgselt vahetult, me oleme koalitsiooni läbirääkimistel ja paljudes kohtades on koalitsioonid juba ka kokku lepitud ja lukku löödud. Ehk siis meie see nii-öelda tegelik võimubaas Eestis peale neid kohalikke valimisi on tugevam ja laiem, kui oli 21. aasta järel. Aga mis on nüüd muster, mida ma üle terve Eesti näen, on kaks asja. Esimene asi, Isamaa on ilmselgelt teinud mingil tasandil kokkuleppe Reformierakonnaga ja käib omavalitsusest omavalitsusse kümnetes kohtades meie juures selle jutuga, teeme kahekesi koalitsiooni Eesti, EKRE ja Isamaa, aga võtame Refi kampa. Ja teeme Refiga, aga tulge teie ka. Ja sellel on mina näen siin väga selgelt, mida nad teevad. Nad loomulikult on seal oma poliitmatemaatika taga, et nad tahavad Refiga teha sellepärast, et seal on teatav stabiilsus, eks ole, neil on mingi parteiline üksteise mõistmine, aga nad tahavad, et süüdi selle eest, et nad Refi edasi võimul hoiavad, jääks keegi teine. Mitte Isamaa, vaid jääks EKRE, jääks süüdi selles. Ja minu suunis on erakonnas olnud, et meie eesmärk nende valimistel on Reformierakond mängida opositsiooni. Ehk siis, kui seal enamikes kohtades, seal kus on Isamaa tulnud meie juurde jutuga, et teeme koos nüüd koalitsiooni, aga võtame Refi kampa, oleme me nad üldiselt selle jutuga tagasi saatnud. Näiteks Pärnu on üks näide sellest, kus tuldi kohe pärast valimise ööl juba. Jah, teeme, aga teeme koos Refiga kolmekesi. Et mõtlesin, et teile ei tee. Et neid kohti on veel, neid kohti on päris palju ja need on kõik sellised nii-öelda telgitagused jutud. Ma ei hakka neid ükshaaval üles lugema, aga põhimõtteliselt on neid palju. Nüüd seda ei õnnestunud teha. Tegelikult oli olemas Tartus võimalus, et tehakse Refi vastane koalitsioon. Nii nagu teeme Refi vastast koalitsiooni Pärnus. Selle jaoks oli vaja Isamaad, EKRE-t ja Keskerakonda Tartus ja oleks saanud kampa jutt juba käis, ütleme,
maakuulamine toimis, äraütlemist ei olnud, oleks saanud kampa ka Eesti 200. Et noh, nendest halbadest valikutest 3-liikmeline Eesti 200 või 16-liikmeline Reformierakond, kes on elupõliselt üle 20 aasta Tartus võimul olnud, eks ole, noh kindlasti Eesti 200 ei oleks olnud võimeline domineerima seda koalitsiooni, nii nagu praegu domineerib see Reformierakond. Mida me Tartus näeme ja see, mida me Tallinnas näeme Isamaa käitumise puhul, minu meelest ei ole vähem piinlik tsirkus ja palagan kui see, mida me nägime Tallinnas suvel Pärtel-Peeter perega. Et see on selline häbiväärne enesealandus, mida nad teevad, et noh, minu meelest meil ei ole siin mingit põhjust nagu kuidagi reserveeritult ütelda, et oot, poisid, oleme nüüd nagu tublid. Et minu meelest me näeme seda, kuidas Isamaa pettis valijaid oma loosungiga, pettis oma valijate ootust, pettis oma erakonna liikmete ootust ja mina ütlen, vaatan poliitilist kaarti sellise külma kalkulatsiooniga, ütlen, Isamaa parim päev on selja taga. See, mis nad praegu Tartus teevad, see, mis nad praegu Tallinnas teevad, see läheb neile maksma Riigikogu valimistel kõvasti. Ja ma arvan ka, et see ja peabki minema, õigusega läheb. Nii kui Jürgen Ligi ütles, kole ülekohtune või kuidas see oli ebaõiglane. Väga ebaõiglane on tõsi, et ma arvan ka, et see läheb maksma neile vähemalt Tartus kohe kindlasti. Tartu enda nii-öelda Isamaa liikmed on ju tagajalgadel põhimõtteliselt Tõnis Lukase käitumise osas, et kõik Lukas ei juhtinud mängu seal. See ei olnud Lukas, kes juhtis mängu, see oli Kokk, kes juhtis mängu seal ja kes on nii-öelda Isamaa hall kardinal Tartus ja Tartu ümbruses ja tema oli juba käed löönud Reformierakonnaga ja tema pani oma ülejäänud erakonna ja kohaliku erakonna juhtkonna ja ka erakonna üldjuhtkonna, ütleme siis Reinsalu fakti ette. Ja nüüd Reinsalu siin siblib, et päästa sealt sellest olukorrast, mis päästa annab, aga mis on kõige kurvem on see, et tegelikult neil oli olemas võimalus, neil oli võti oli olemas, see võti oli nende käes, et teha koalitsioon, mis Tartus Reformierakonna saadab opositsiooni. Ja selle asemel nad mitte lihtsalt, et vaata, poliitilistes läbirääkimistes on ka see, et kui sul on olemas kõrvale alternatiiv, reaalne alternatiiv, siis sa saad välja pressida. Nad isegi seda ei teinud. Nad oleks võinud küsida endale linnapea, aselinnapea, ma ei tea mida kõike veel öelda, et muidu on meil siin kõrval koalitsioon, me läheme sinna poole. Ja nad ei teinud seda. Nad isegi ei pressinud välja, tavaliselt on isamaalased ikkagi väga suurepärased väljapressijad. Ei teinud seda ka. Ja. No Tallinnas sama asi ju, et oleks võinud ikkagi üks variant oli Keskerakonnaga minna koalitsiooni. Loomulikult Isamaa Keskerakonna koalitsiooni variant on ka tegelikult praegu valijate eelistusvariant üle. UI on tulnud välja sellega palju, mitmed korrad. Et see on nagu üks variant Tallinnas, eks ju. Mida Isamaa tegi loomulikult siin eelnevas koalitsioonis, kogu selles nii-öelda Vikerkaare koalitsioonis, eks ju. Ta osales kogu selles hullumajas, selles ideoloogilises hullumajas, mida siin Tallinnas oma putukaväilade ja liikluse ära solkimisega. Lillepotid ja plasmas. Lillepotid ja kõik võimalikud need mingisugused sellised betoonelukad, mida siia igale poole ette on pandud Tallinnas, eks ju, eesmärgiga, eks ju, sellise Klaus Schwabiliku 15 minuti linna ideoloogilise kommunistliku eesmärgiga ja otseselt inimeste eraomandit ründava eesmärgiga viia Tallinnast liiklust välja. Elu välja, inimesi välja. Aga mida ma muidugi ütlen, Isamaa maksis selle eest ka. Nende Tallinna tulemus oli tõesti kehva, võrreldes kogu ülejäänud Eesti tulemusega ka. Et isegi proportsioonis nende üleüldise suure lainega Tallinna tulemus oli neil ju kehva. Ja kui me küsime miks, siis vastus on sellepärast, et te istute Ossinovskiga samas linnavalitsuses, et te istusite Pärtel-Peeter perega samas linnavalitsuses, et te istusite tutimütse kandvate sotsidega seal igasugused need, mis need on, need madlelippused ja muud hullud, eks ole, kes... Madlelippused on sellised reaalsed ideoloogid. Marksistid. Need on see kõige kõige klassikalisemad sellised Klaus Schwabilikud marksistid. Ja istusid nendega ja maksid selle eest hinda Tallinnas. See on ju selge täiesti. Et minu meelest Isamaas, ma tean küll, kuidas nad mõtlevad ja ma tean küll, kui pehmod nad on, eks ole. Et ega ilma asjata ei öelda, et nad on EKRE light. Nad on ikka light, et täitsa rasvavaba. Et nendel on see
ettekujutus, et kui Delfi kirjutab ja ma ei tea, ERR ja Delfi ja Postimees või kuskil nagu halb juhtkiri tuleb, siis neil kukub kohe süda saapa säärde. Ja nad võtavad omaks selle hoiaku, seal täiesti mullis oleva Tallinna klaasmaja, kesklinna klaasmaja, ütleme siis sellises kõlakojas tekkinud mullis hoiak, et Keskerakond on toksiline valija, ei taha Keskerakonda, teeme ikka nii-öelda valgete jõududega, ehk siis Reformierakonna, sotside, nüüd siis parempoolsetega ja ennem Eesti 200-ga. Inimesed nagu usuvad seda juttu. Ei, kulla sõbrad, et kõige toksilisem bränd Eestis tänasel päeval on Reformierakond. Seda puudutad, siis saad mürki saanud kohe, kärbud, käsi muutub köndiks. Ja võib ju küsida, et aga millist muutust siis nüüd siis Reinsalus ja Isamaa taga ajasid üleüldse, kui nad rääkisid muutusest, eks ju. Kas see muutus peaks realiseeruma selles, et Isamaa läheb koalitsiooni, amalgeerub kokku Reformierakonnaga erinevates koalitsiooni variantides või? Kas see on see muutuse element? Tallinnas toodi muutus 1,5 aastat tagasi. Nii. Kõik muutus halvemaks. Tallinna muutus oli selgelt, kõik nägid, asi läks halvemaks, liiklus läks halvemaks, vene keel tungis rohkem peale, eks ole, korruptsioon läks halvemaks, mingi peldiku ja toiduhanked läksid halvemaks, mitte miski ei tööta, ehitamisega hakkama ei saada, mitte midagi ei saa, ainult raha kulub rohkem. Et muutus tuli ja nüüd nad nagu istuvad siin nagu kits kahe heinakuhja vahel, ei tea kumbale poole minna, siin ei ole. See on põhjus, miks meid võltsiti Tallinnas volikogust välja. Minul ei oleks siis, ma ei oleks elu sees kordagi, pupill ka ei liiguks, kui Delfi röögatab, et ei tohi minna Keskerakonnaga. Kui me saame oma valijatele antud lubadusi täita ja teeme koalitsiooni Tallinnas Keskerakonnaga, siis teeme. Aga sellepärast meid ei lubatudki Tallinna volikogus kohti sisse võtta. Aga näe, Isamaa kuulab Delfi juhtkirja, kuulab ERR-i juttu, et ei, nii küll ei saa. Et tegelikult, ja tead, mis nüüd kõige hullem on? See lolli mängimine oma 15 küsimusega ja mis nad siin kõike teevad, see lõpeks, nad kavaldavad iseennast üle, lähevad oma võttest sellili ja lõpuks kukuvad 2 tooli vahele. Lõpuks see valik, mis nad valivad, keegi ei ole rahul. Võimalik. Ma ju näen, kuhu see läheb. Ma siiski, nagu ma ütlesin Kristen Michalile, kes kulus pähe ära see valimiskampaania ajal, kui hakkasid mulle jälle sotsid ja Eesti 200-lased rääkima, eksperdid räägivad seda, eksperdid räägivad testis, küsid, kes need eksperdid on. Mingi MTÜ, keda rahastab Tallinna linnavalitsusest sots ja kus töötab ka sots ja kes on endale ise eksperdi nagu templi pannud siia revääri peale, nemad on kõik eksperdid. Ma olen ka ekspert, ma olen poliitika ekspert. Ma võin täpselt teile öelda, kuhu asjad lähevad. Ja, üldjuhul võib ütleme niimoodi, et ma ei ole mingisugune kõva munitsipiaalmees, eks ju, et oleks siin jubedalt sukeldunud nagu Tallinna munitsipaalteemasse ja tunneks nagu väga hingelähedaselt seda teemat, et iga päev uuriks artikleid ja vaataks mingisuguseid Tallinna linnavalitsuse otsuseid. Aga ühte võib küll ütelda, et mida kogu see nii-öelda Ossinovskilik linnavalitsus on teinud, on see, et ta on vahetanud ära Keskerakonna, sellise klassikalise toiduahela, mis oli ilusti hästi sisse töötatud, toimis, võib-olla natuke korruptiivne, nagu Eesti Vabariigis ikka asjad käivad siin ja sealt logiseb niimoodi, aga enam-vähem töötas uue toiduahelaga, mille ainukene eripära on see, et ta sigudik ei tööta ja ta töötab inimestele ja suurem, nii, ta on korruptiivsem ja ta on palju lollim ja ideoloogilisem ja ebapädevam. Nii, et see oli see kogu see asi, mis tegelikult Tallinnas ära vahetati. Ja tulemuseks oli see, et Tallinnas inimesed pöördusid tagasi Keskerakonna poole, ega Keskerakonna valimistulemus, me kõik teame, Keskerakond mobiliseeris Vene valija, selles aitas neid ikka pööraselt, sellist nii-öelda tööd tegi taustal, et Kõlvart ei oleks elus selle tööga hakkama saanud, et ikkagi sotsid oma kirikuseadusega, siis oma eestikeelsele haridusele üleminek, mis on tegelikult vene keel, ütleme, hariduse vene keelestamine ja ka, ütleme siis see, mis on õige, mida me toetasime ja ka hääletasime selle poolt, aga mis töötas selgelt Keskerakonna kasuks, oli siis valimisõiguse vähendamine Vene mittekodanikel, tähendab siis teiste riikide kodanikele. Ja see töötas kõik Keskerakonna, aga sellele lisandus hulk Eesti valijaid, kes ütlesid, et oli, mis oli, aga bardakk on selline, et praegu tuleb tagasi minna vana juurde.
Jah, parem vana pardak kui uus ja ebapädev ja veel hullem pardak. Aga kusjuures ma arvan, et see vana pardak ei tule tagasi selles mõõtmes, mis ta oli, sellepärast, et see vahepealne 1,5 aastat, kui Keskerakond oli opositsioonis, oli neile kasuks. Ja kahtlemata, Keskerakond on endast ära ka igasuguseid mõttetuid parasiite, kes selles ahelas ilusti olid ennast sisse söönud. Kõik võimalikud Tanel Kiiged ja teised sotsialistid, Jaak Aabid ja teised läksid ilusti sealt välja, läksidki sotsialistide ridadesse niimoodi oma õigesse koduparteisse, ideoloogilisse sellisesse kodusse ja ilusti istuvad seal praegu. Et Tanel Kiiged jooksevad sotsialistide seas. Ja ebapädevust on kõik sinna koondunud, eks ole, sest et Eestis armastatakse loosungitega valitseda. Et meie usume Veerpalu, meie usume e-valimisi, meie usume, ma ei tea mida, kõike me usume teadust, loomulikult usume teadust. Et meie usume, et kui me teeme loosungi, et eestikeelsele haridusele üleminek on patriotistlik asi, siis see loosungist piisab, et reaalsus ära muuta, kus Eesti lapsed õpivad venekeelsetes klassides ja vene lapsed ei õpi üldse. Eks ole? Et integratsiooni asemel toimub segregatsiooni süvenemine, sest Eesti pered kolivad ära Lasnamäelt ja Ida-Virumaalt. Aga loosung on ilus. Loosung on täpselt selline, nagu see Reinsalu loosung. Muutust oli vaja. Ainult, et nemad muutust ei toonud ja ei too. Ja me näeme seda nüüd järgneva 1,5 aasta jooksul järgmisteks Riigikogu valimisteks on selge, et Isamaa jälle lihtsalt oli poliittehnoloogiliselt hea loosungi välja mõelnud, ilusat jutukest rääkis, aga valijaid vedas alt. Ja teine asi, mida ma näen praegu üle terve Eesti selle Isamaaga, me teeme ikkagi nii palju, kui me saame koostööd Isamaaga, et siis nende põhiline selline eesmärk või põhiline, nad keskenduvad sellele, kuidas teha nii, et teistel poliitilistel konkurentidel oleks võimalikult halb. Kuidas panna jalga taha, kuidas panna lõksukesi ette, kuidas teha niimoodi, et Riigikogu valimisteks annaks selle kõige raskema abilinnapea või abivallavanema koha ekrekatele. Et nemad peaksid mässama seal mingisuguste kodututega või koolide sulgemistega või ma ei tea, tuuliku planeeringute võitlemisega või mida iganes. Et kõige kehvemad asjad prooviks niimoodi sättida, et oleks konkurentidel ja siis ise saaks õitseda. Et see on nagu, ei mõelda niimoodi, et näed, me saimegi valimistel tohutu hea tulemuse, me muutuseid lubasime. Lähme nüüd otsime need koalitsioonikaaslased, kellega neid muutusi viia. Kes parem kui EKRE? EKRE tahab kogu aeg midagi teha, eks ole. Seda asja muuta. Et paneme jõud kokku ja teeme ära. Ei tehta niimoodi. Mõeldakse, kuidas neile jalga taha panna. Ja see ongi oluline, et tegelikult Isamaa valija ka, et kui ta valib mingisugust muutust, siis ta peab teadvustama, et millistesse koalitsiooni variantidesse muutus võib teostada üleüldse. Et kui Isamaa muutus tähendab, see on muidugi omaette teema üldse nagu filosoofiline teema, et kui tühjad võivad loosungid olla, eks ju, et valime muutuse, mis mõttes muutuse millest, eks ju. See tuleb sisustada millegiga, aga kui see muutus tähendab seda, et põhimõtteliselt põlistatakse see sama koalitsiooni variant lihtsalt ainult sellega, et lisaelemendina on seal sees Isamaa, kes teeb täpselt seda sama poliitikat, mida Reformierakond on teinud, siis tegelikult ollakse ju väga selgelt nagu sellise oma valija loogika vastu käitunud, eks ju. Ja üleüldse muidugi võib ütelda seda, et kui nüüd inimene nagu käib ikkagi mööda Eestimaad ringi ja vaatab neid muutuse plakateid, vaatas enne viimaseid valimisi, eks ju, ja näeb sealt mõnda Isamaa nägu, eks ju, siis tasub nagu meenutada ikkagi seda, et see seltskond on olnud põhimõtteliselt 30 aastat Eesti võimu juures. Ja. Ühel või teisel koalitsioonis, ühes või teises vormis. Kauem kui ref, nii Isamaa Respublika vormis, Isamaa 2.0 vormis, kui ka siis nüüd praegustel hetkedel, eks ju. Et see seltskond ongi Eesti vorminud selliseks, nagu ta praegu paljuski on. Ja oleme siis ausad, et ainukene, millest tal praegu osa ei ole, on kogu see maksutõusude hullumeelsus, eks ju. Et seda on nüüd teostanud ref, sotsialistid ja E200, aga kogu ülejäänud eestikene on paljuski ikkagi Isamaa nägu. Aga me oleme, ma ütlen, 10 omavalitsuses praegu käivad läbirääkimised koalitsiooni tegemiseks. Üks meie valimisloosung oli see, et maamaks ei tõuse.
ja kuidas siis Isamaa sellele läheneb? Isamaa läheneb sellele, et majaaluse kodumaksuvabastustega timmime nii, et tädi maali ei näe ja ei saa aru. Aga ettevõtetele ärimaamaks või maatulundusmaamaks ehk siis põllumajandusmaamaks või metsaomaniku maamaks, see võib tõusta nii palju, kui tahab. Et selles mõttes ka see jutt, mis nad on rääkinud, et automaksu vastu oleme ja maksude tõusu vastu oleme, kohalikes omavalitsustes meie oleme need, kes peavad neil käsi väänama, et kuulge, maamaksu tõus tuleb tagasi pöörata või pidur peale panna. Et seal ei ole, Isamaa ei seisa selle madala maksu eest, et midagi teha ei ole. Need on need telgitagused, ma ei hakka ükshaaval rääkima, neid näiteid ei ole mõtet välja tuua siin, aga see on see üldine pilt, mis meil praegu siin on. Nii et mina ütlen ka, et ma olen ka hoidunud Isamaale liiga palju puid alla panemast, sellepärast, et kellega sa siin Eestis koalitsioone teed, eks ju. Aga kui nad nüüd jälle valijaid alt veavad, siis tuleb neid ikkagi nagu Riigikogu valimiste eel teha maksimum, et valija ei läheks neid toetama. Sest et nad ei vea seda muutust. Muutust veaksime meie, kui meil oleks see toetus. Aga nemad seda ei vea. Kui Reinsalu ütles ühes intervjuus valimiste eelselt, et EKRE on lammas hundinahas, või vabandust, kuidas pidi see oli, et me oleme lammas hundinahas, jah. Sellepärast, et me teeme kõvasid sõnasid, aga me ei tee midagi. Ja siis ta ütles veel ühe lause, me ei ole valitsusküps. Ja mida ta silmas pidas? Ta pidas silmas seda, et meie ei taha minna valitsusse kontinuiteediga. Et jätkame seda, mis on siiamaani tehtud, teeme seda edasi, mis on siiamaani tehtud, timmime peenhäälestame natukene, ilusa retoorikaga katame kinni nagu neid probleeme, mis on nende arusaamine asjast ja nende tegevus. Meie ei taha jätkata seda kurssi, mis meil on, me tahame kurssi muuta. Ja ühispartei, nagu Isamaa on, nende jaoks kursi muutus ei ole variant. Me võime tempot muuta, me võime retoorikat muuta, aga poliitikat muuta. Võt seda ei saa. See on mitte valitsusküpse jutt. See on kõige halvemas mõttes nii-öelda konservatiivne nägemus, et just täpselt niimoodi kõige halvemas mõttes konservatiivid mõtlevad, et tuleb põlistada kõik need sigadused, mille liberaalid on enne teinud ja millega nad eelnevalt on hakkama saanud. Aga see ei ole kooskõlas nende loosungiga. Ja, see ei ole kooskõlas sellega, aga kooskõlas nii-öelda libakonservatiivi või ühispartei konservatiivi nägemus. See on lihtsalt inertsus. Saad aru, igasuguse muutuse ellukutsumine on alati pingutust nõudev. Palju lihtsam on astuda valija ette ja seletada, ei tulnud jälle välja. Meil siin Chris Kärner astus me kaotasime ühe koha volikogus ja nüüd me oleme võrdsed siin reformiga. Reform tahtis seda kohta nii väga, ei tulnud jälle välja, ei tulnud välja. Loodetavasti mingisugune muutus siin Eesti Vabariigis peale järgmisi Riigikogu valimisi tuleb ja see jutt ei oleks enam, et seda juttu enam kellegi suust ei kuule, et ei tulnud välja. Et see on väga oluline. Aga aitäh sulle, Martin, siia saatesse tulemast ja juba järgmine kuu jälle. Aitäh kutsumast.